Tere tulemast! Meil on järgmine ama käimas ja meil on täna siin selline väga-väga tuntud külaline, kes ilmselgelt tutvustamist ei vaja, aga õigused on nime ikkagist. Tema nimi on Priit Kallas. Tere tulemast, Priit! Ma mõtlesin, et see on väga-väga vana. Vana, ei see vana, mis nalja. Ja Priit on väga palju inimesele rääkinud just nimelt AI kasutamisest. Ilmselt ta teeb ise väga-väga palju, väga edukalt. Nii et täna küsime tema käest hästi palju küsimusi AI kohta. Küsige ise ka küsimusi. Meil on siin leht küsimusi ees. Need küsimused muudes koostas AI meile. Nii et vaatame siis, mis AI ise enda kohta tahab saada. Ja tere tulemast, Priit. Kas tahad midagi lisada enda kohta? Tere. Ei, no, AI-ga ma tegelen umbes juba minust 20 aastat, aga et see enamasti oli niisugune hobi ja mitte töi, aga jah, et nagu kõik teised siis eelmise aasta lõpupoole, siis kui ChatGPT välja tuli. Tegelikult juba natuke enne seda oli OpenAI-l oli see Playground olemas, kus sai tegelikult juba, ma arvan, et Eesti inimesed said just kuskil suvepaiku sinna ligipääsu, aga noh, jah, üldiselt aasta jagu on seda olnud, aga jah, selles mõttes, et kui ma vaatasin mis asi see on, siis ma lihtsalt panin käe sügavalt masinasse ja enam lahti ei kasvanud. Kas enne seda oli see pildi asi oli ka, mis tegi neid pilte? Pildi, see pildi asjadega on nagu see, et see põhimõtteliselt on ju väärtusetu tööriist. Et ma olen nagu kapitalist ja mu eesmärk on teenida raha ja see pildi asi täna on jõudnud sinna kohta, et võib-olla saab sellega, ütleme, minu töös, mis on turundus, raha teenida, et ma usun, et 6 kuu aasta jooksul tekib meil see tööriist, kus me saame, ma võtan oma tootefoto, panen selle sinna ja ta suudab mulle teha mis iganes stseeni selle tootefotoga. Sellepärast, et kui ma annan talle kätte mingi jalgratta või värgi ühe vaate, sellest ei ole väga raske välja mõelda, milline selle teine vaade töötab. Aga sellist tööriista praegu ei ole. Et ainukesed sellised tööriistad, mis toote pildile panevad, need on lihtsalt see, et AI võtab tausta ära ja siis genereerib mingi lätake sinna taha. Ja see ütleme nii, et kui kiire on ja eriti maitset ei ole, et siis sa võid neid tööriistu kasutada. Flare AI vist on ühe sellise nimi. Ja siis, aga et tegelikult ta ei ole nagu normaalne tööriist. Ja selles mõttes ongi, et näiteks mul on artikkel koertest. Koera pildid, need on kõik AI genereeritud, need on õiged. Koera, kui sa vaatad koera ja ta midagigi on valesti, sa ei saa aru väga. Aga kui sa tahad tootepilti, et kus oleks sinu toode peal, siis see peab olema täpselt see ja seda see masin ei tee. Pilditööristad on ägedad ja niisugused loovtöös võib-olla ideid genereerida ja stiile ja nii edasi. Selles mõttes väga äge, aga sellist reaalselt nagu praktilist, ratsionaalset kasu tegelikult veel ei ole. Okei. Kuna me täna räägime just AI-st ja proovime siia sisse pikkidega meiliturundust, siis kas sa oled teinud mingi määraga meiliturunduse, mingi osasid? Selles mõttes, et meiliturundus minu nägemuses on see, et see meil, mille ma välja saadan, sinna sisse läheb sisu, mis on kuskil mujal. Me kirjutan, väga üksikutel juhtudel ma kirjutan ainult teksti, mis on ainult meilis, eks ole. Seega, mul on kuskil mingi artikkel või toode või mingi asi, mis läheb meili. Meilis on tas siis mingi selline jupp. Ja neid juppe käsitsi teha tänapäeval oleks küll viga. Et selles suhtes, et see võid seda võib-olla natuke toimetada teda, aga et see lihtsalt annab lingid ette, võtad nuppu ja genereerib sulle kraami valmis ja let's go. Et see on niisugune 3-4 korda aja võita, et seda ei ole küll mõtet käsitsi teha. Kui palju sa siis pärast toimetad teksti, kui sa lasedki AI selle lühikokkuvõtte ära teha, kui palju aega sa veedad selle peale, et toimetada pärast? See on raske öelda, lihtsalt see on nagu üksikud tegelikult tööd juppi või mõõda, aga lihtsalt seda võib öelda, et ma tegin hiljuti ühe artikli, mis oli nagu hiiglaslikult suur ja siis mille peale mul muidu oleks läinud võib-olla 12 tundi, koos researchi ja kogu selle mõdruga, siis ma sain selle 2,5 tunniga valmis. Ehk siis sisu tuli kõik sealt. Ütleme siis 12 jagatud 2 on 6, 2,5 on mingi natuke, ütleme 4, võib-olla kuskil 4-5, et see on nagu puhas võit, ja seal ma väga palju toimetamist teinud, see oli antud ju ingliskeelne, ingliskeelt ChatGPT nagu oskab paremini ja seda toimetamistööd on veelgi vähem.
Okei, aga nüüd ma hakkan küsima siis need AI küsimusi, mida meile masin välja mõtles. Ehk siis, kui me mõtleme AI tulevikule, siis kuidas sa prognoosiksid AI mõju meiliturunduse arengule järgnevatel aastatel? Ma just Erkiga rääkisin siin, et... Nii, see salainfot kätte tõepoolest. Ja, et noh, põhimõtteliselt sul on nupp. Teed Smiley konto, seal on nupp, tee meile ja siis kõik. Selline hakkab olema. Vaatame suurusjärgus 5 aasta pärast. Et noh, selge on see, et kus ta andmed võtab. Mõtle, kui see interface nüüd oleks Priit Kallas, mitte see Smiley nupp. See lihtsalt ütleb, ma tulen sinu kontorisse, sa ütled, tee meile. Noh, kas need tulevad väga head meilid või väga halvad meilid, seda me ei tea, aga sul hakkavad meilid tulema. Sama asi on AI-ga, ma järgmist aastat ei lubaks, aga 3-4 aasta pärast on sul nupp, tee meile. Google Adsis ja Facebookis nagu teoreetiliselt ju on, et tee reklaami. Eks ole. Et seal küll sa tekstid pead veel täna valmis tegema, aga noh, nii Facebookil kui Google'il on ju tegelikult AI-d olemas, kes võiks sulle genereerida need tekstid ja seal ta annab sulle ka ju tegelikult juba praegu neid ette soovitusi ja värke, eks ole. Nii et jah, põhimõtteliselt saab olema nii, et tee meili, nupp ja siis see on nüüd see kõige kaugem, või mis kõige kaugem. Ma julgen öelda, et meil on 2024 kohe käes, et aastal 2030 keegi ei tee meili. See on lihtsalt vajatud nuppu, tee meili ja läheb. Aga see meil tuleb siis igale inimesele personaalne? No ilmselt küll, jah. Jah, et ongi see kirjutab nagu personaalse teksti välja. Et noh, see eeldab andmeid, et noh, kui sul ei ole andmeid, siis ta on üldsõnaline, kui sul on andmeid, ta tuleb nii spetsiifiline, kui täpselt sa midagi tead selle kohta. Aga kui sul on meili ajalugu olemas, siis sa ju näed, mida ta on klikkinud ja noh, nii edasi, et ükskõik midagi sul ikka on, eks ole. Noh, kõige tühjem on see, et kui on mingid inimesed, kes pole mitte midagi kunagi avanud ja klikkinud näiliselt, et siis saab masin lasta talle erinevaid teste. Et ma olen talle seda saatnud ja seda saatnud ja seda saatnud, midagi ei tööta, saadame talle seda, eks ole. Et sellist asja saab masin teha, mitte täna, aga sinna me jõuame. Täna, et tulles nagu reaalsusesse tagasi, siis on nagu see, et sisutekste praktiliselt lähem 2 aasta jooksul keegi ise ei tee, et sa võid mingit sellist hingest tulevat mõttepuhangut veel käsitsi kirjutada. Ma näiteks kirjutan siiamaani kõik oma artiklid ise peaaegu. Aga siis selline tarbekirjandus või tarbeturundus, kus ma teen asju lihtsalt nii-öelda ärivajadusteks, et seal nagu kätega seda teha ja pead kulutada. No, ütleme nii, et GPT-5 on arendamisel, kui see välja tuleb, siis ma olen päris veendunud, et siis pole mõtet enam ise midagi teha. Väga hea, mul on peas veel küsimusi, aga me jõuame ikka nii nendega läbi siin selle AI küsimustega. Võtame järgmise. Too paar praktilist nõuannet, kuidas seda AI ära kasutada meiliturunduses. Hetke just praegu. Ma tulevikus ei tea, aga ega see sama, millega ma alustasin, et see, kuidas minu sisuprotsess töötab, on see, et kõigepealt tekivad mingid suured sisutükid. Need võivad olla tooted, teenused ja siis artiklid. Kõik, mis meilis sisse läheb, tuleb selle pealt. Aga kas selle meili sisu ikka vist mõtleb ise enne välja? Kuidas? Et meili sisu, et kus ma panen selle, kas ma panen selle blogi artiklid või toote või mis ma panen sinna, kas see tuleb ka siis nagu AI poolt või selle kondiga mõtled ikka ise välja? Ma siiamaani olen ise välja mõelnud, aga kui ma räägin lihtsalt toorelt chat GPT-ga, kellel ei ole minu andmeid ette antud, siis ma arvan, et ma lihtsalt täna võib-olla mõtlen selle paremini välja, aga et see on lihtsalt see, et tal pole minu andmeid. Et kui mul oleks kõik minu turundusandmed oleks otse vähendatud sinna eeltreenitud, siis tõenäoliselt võiks ka sealt seda küsida, aga see minu arvates selle meili sisu paika panemine on nagu, et mis sinna läheb, see on nagu nii väike töö või selline asi, et selleks hakata hullu süsteemi veel täna ehitama, ma nagu ei näe pointi. Aga jah, et ma nüüd tahan, sinna lähevad need asjad, eks ole, siis see on see, mida võiks ära teha. Ja samamoodi nagu Smiley'l on ka, et kui sul on e-pood, siis sa saad anda juba masinale ette, et kes mida avas varem, kes on mida varem ostnud ja nii edasi, siis selle pealt,
need spetsiifilised asjad, mis sinna sisse lähevad, need on inimesepõhised. Aga see, mida me üldiselt kampaaniasse paneme, see strateegia küsimus, seda täna veel ikkagi mõtleks ise. Samas ma kujutan ette, kui ütlegi ChatGPT-le ette, et palun tee mulle meie tervitusseeria valmis, siis tegelikult vist usutavasti suudab seda ka ise välja. Ja. No see on jah, ütleme sellised, kus see on üks tähtsaid asju, mida ma räägin, aga on jah, et tervitusseeria või siis näiteks, mida ma soovitan kõigil teha, on need, kellel on mingi käsitöömüük, nagu et tuleb mingi päring ja siis pakkumine ja nii edasi, eks ole. Et tee valmis selline ahel, mis on siis päringust müügini. Ja siis, et seal on see, ta küsib, siis tal tuleb midagi vastu. See on käsitöö, aga see template on sul valmis. Ja siis sa jälle tuunid seda ja saadad ära. Nii et see, kõik need meilid, mis välja lähevad, sina teed selle personaliseerimise. Ma eeldan siin selliseid ärisi nagu, ütleb see, turundusfirmad ja arhitektid ja hambaarstid või kellel on kliente on kümned, mitte tuhanded, eks ole. Et muidu sa ei saa käsitööd teha. Aga et sul on see ahel valmis. Iga kord, kui sul mingi vastus tuleb, sul see template'i sees on kõik, mis ta eitas, millega rahul ei olnud ja need kõik vastused on olemas. Sealt sa viskad seda välja, mis vajalik ei ole ja saad selle meili välja, sul võtab see aega 2 minutit. Muidu võtaks aega sul terve igavikku, eks ole. Et ma tegelikult tegin endale valmis juba ammu enne seda, kui AI tuli. Et ma kõik kirjutasin käsitsi valmis, mitte nagu nimelt ühe päevaga, aga pagan, seda mul on tihti ja siis ma mingi ühe asja tegin jälle ära. Pagan, seda ma iga kord kirjutan käsitsi ja siis ma tegin jälle selle ära. Ja niimoodi samamoodi, et sa ei pea kõik asju korraga tegema, aga vaata, et kui sa järgmisele kliendi meilile vastad, siis pagan, seda ma teen juba, ma ei tea, see kuu 8. korda, et siis ilmselgelt oleks vaja sinna vaadata, mida saab AI-ga optimeerida. Mis ei tähenda, sa ei pea tegema seda AI-ga, sellepärast, et seal see võit ei ole niivõrd AI-s, kui selles, et sa teed selle malli valmis. Mitte, et sa iga kord teed uue kirja AI-ga, vaid sa teed AI-ga malli valmis ja see mall on see, mida sa edaspidi kasutad. Et see tundub nagu mõistlik. No ja seal ongi päringust kliendiks, esimesest tehingust teise tehinguni. Et see üks müük on äge, aga 2 on paremaks, et selles suhtes siis ta juba on nagu päris klient. Ja sellised asjad on, mida võiks nagu need absoluutselt kõigil vajalikud. E-poes samamoodi, et E-poes võib sul ka 1000 kliente olla, aga samamoodi, esimene tehing toimub ära, siis seal peaks olema, kas me nimetame seda tervituseks või milleks iganes, seal järgi on see, mis viib ta teise tehinguni, eks ole, mis sinna vahele saab ja juurdemüük ja kõik see kraamus. Just. Kas sul on ka mõni hea näide või mingisugune kogemus, kus sa oled juba teinud mõne väga hea kampaania, liiturunduse kampaania näiteks AI abil? Kas ta on väga teksti kokku kirjutanud, väga sisu kokku pannud sulle? AI puhul ikkagi see, ma mingid uuringud lugesin, kus teevad uuring, aga ta oli nagu teadustöö, eks, et inimesed uuris nagu mitte ei küsitlenud inimesi. Ja seal oli siis see, et mudeli keerukus ja täpsus, nagu GPT-3 või 4 või Bard või Llama või mis iganes, et see on tähtis. Aga see, kui tähtsad andmed sul on, või kui õiged andmed sul on, see on nagu märkimisväärselt olulisem. Ja see siis nagu kampaania tegemisel nagu, ma ei saa öelda, et nüüd AI tegi jube hea kampaania. Lihtsalt, et AI oli osaline protsessis, kui tehti hea kampaania. Aga et AI-le ei saa võtta seda nagu seda, et tema nüüd tegi selle. Inimesed tegid ja kasutasid AI-d selleks, et midagi erilist ei ole. Minu jaoks on ta ikkagi produktiivsustuur. Selles suhtes, et see on võib-olla erinev. Mul on endast juba hea arvamus. Ja see selles suhtes, et kui sa väga-väga jõuliselt masinat ei pressi, siis ma arvan, et inimene tuleb kiiremini paremate ideedega välja. Aga see, et sa ütled masin, mul oleks vaja ideid, et teha midagi. Ja siis sa küsid, paljud inimesed teevad, et küsivad ideid, saavad, nagu siin on 9 küsimust, eks ole. Ei, sa küsid 100. Ja siis sellest 100-st sa valid need 10 või 20 või mis iganes sul vaja on, eks ole. Et seal on küll see, et ükski inimene ei ole võimeline 100 ideed välja genereerima järjest. Ja see on see koht, kus võiks masinast abi olla. Aga mul pole praegu, sellist kohta, et pagan AI mõtles nii ägeda asja välja, et kui seda poleks olnud, siis meil ei oleks, seda pole olnud lihtsalt.
aga kui sa nüüd peaksid seletama meie klientidele, meie vaatajatele, mis on see step by step, mida sa teed, et see hea tulemus kätte saada ja kuidas sa räägid temaga? No üks tähtis asi, mida ma kasutan, on persona. Kui sa lähed Google'isse, kirjutad persona küsimused ja vajutad esimesel lingil, siis sa saad teada, mis see on. Eks see on minu artikkel, mis on marvi 3000 sõna pikkaine, käetaga kirjutatud. Ja seal on ka natuke sellest, kuidas ma AI kasutan persona loomiseks. Põhimõtteliselt, ideaalis sa muidugi teed, selles artiklis on kirjas, kuidas seda füüsiliselt suhtled klientidega ja teed persona. Aga kui sul juhtumisi ei ole aega või lapsi haigeks või mida iganes ei saa, siis sa lased palud, et ChatGPT oleks sinu kliendi rollis. Ja siis sa räägid selle chatiga, nagu teisel pool oleks sinu klient. Ja kui sa niimoodi taga räägid, sa pead nagu supervendud olema, et ta ikkagi nagu on õigel lainel, sest kui sa küsid midagi väga-väga veidrat, siis tal ei pruugi olla andmeid selle kohta, ta mõtleb need välja. Ehk siis sina arvad, et sa räägid kliendiga ja tegelikult sa räägid kellegiga, kes lihtsalt mõtleb sulle asja välja. Et seal alustuseks küsid, et kas on minu valdkonnast midagi tead, mis iganes see valdkond on. Siis uurid mingid detaile, kas mida sa sellest tead. Ja kui sa oled nagu rahuldatud selles osas, et no ta enam-vähem saab aru, mida ma müün, ta enam-vähem saab aru, mida mu kliendid tahavad, siis ütled, kuule, nüüd teeme nii, et sina oled minu klient ja nüüd mängime rollimängu, et lihtsalt sina ainult vastab mulle nagu mu klient, panen talle nimeks Paul ja mina kirjutan sulle vastu, sina kirjutad mulle vastu. Ja sellisel juhul, kui sa eelnevalt oled selle kontrolli ära teinud, et sa tead, et ta ikkagi ei mõtle neid välja, vaid baseeruvad mingitel andmetele, siis sealt saab päris häid ideid selle kohta, mida kliendid võiksid tahta, mida sa ise ei tea, sellepärast see, mida turundajad arvavad, mida kliendid tahavad versus mida kliendid tahavad, need ei ole sama asi, eks ole. Aga seal on nagu see ka, et me ikkagi eeldame seda, et kui meil on mingid jalgrattaostjad, eks ole, siis jalgrattaostjad, et ta ei tea Eesti jalgrattaostjatest väga palju, aga ta näiteks teab, et Eestis on talv. Eks ole. Ja seega me teame, et okei, midagi ta jagab. Aga siis me võime oletada, et ta on näinud jalgrattafoorumeid ja jalgrattapostitusi, jalgrattaartikleid ja nii edasi. Kui me küsime ta käest nagu üldiselt jalgrattaostja kohta, et see väga võsa vahele ei pane, eks ole. Aga kui me küsime seenehuviline Eestis, eks ole, seda infot tal ei ole tõenäoliselt treeningandmetes sees ja siis sellele pihta saada ei pruugi olla õige. Aga kui seda avardad, et matkajad üleüldiselt või midagi taolist või kui palju on seenekurja ja matkaja sama asi ja nii edasi. Et ega päris ilma ise mõtlemata nagu läbi ei saa, aga see on üks väga hea vahend, et panna masin enda kliendi rolli ja siis küsida, mida ta tahab sisuliselt. Ja siis kui sa sealt midagi kätte saad, siis sa võid seda oma ajuga edasi tuunida või otsustada, kas see kõlbab kasutada või mitte. Ja kui siis see persona on olemas, mis sa siis edasi teed, et sa kampaaniat? Ega persona kõigest sa küsidki, mis tahad. Ja siis kui persona ütleb, ma tahan seda, siis teen need asjad valmis, olgu seda artiklid, siis tootekirjeldused kirjutad nii selle info põhjal, mida persona tahab. Näiteks ma võtsin mingi teleka andmed. Lihtsalt nagu need numbrid ja pikslid ja HDMI ja mis iganes. Ja lihtsalt andsin kolaki ChatGPT-le, ütlesin, palun kirjuta mulle selle toote kirjeldus, lähtudes sellest, mis on kõige vajalikumad asjad ostjale. Eks? Ja siis ta kirjutab mulle kirjelduse, mis on nagu normaalne kirjeldus, mitte selline, mida kui sa lähed vaatad, mis on neid roolik, siis toote kirjeldused ma ei tea, eks nad ka ju võtavad AI-d kasutusele, võib-olla nad nüüd juba on jõudnud kui õigesse kohta oma asjadega, aga selle ühe teleka kirjelduses on see. Selle pilt on nii reaalne, et see on lausa sürreaalne. Et mul on üks slaid lausa sellega tehtud, et et kas ma tahan endale sürreaalse pildiga telekat, ilmselt mitte. Kui äge sõnade mäng jube lahe. Ei, inimene tahab teada, kas see on hea telekas või mitte. Ja seda ChatGPT teeb sulle ära. Väga hea. Kui palju sa kasutad ChatGPT personaliseerimisel? Personaliseerimiseks ma teda otseselt ei kasuta, sellepärast, et ta ei tea mu klientidest midagi. Ma ei ole teda ühendanud ühegi mingi allikaga, kus on minu kliendi andmed. Ja selles mõttes, et ta teeb mulle, selles kui persona tasemel
et ühte tüüpi inimesed, teist tüüpi, no hästi lihtne näide, et mehed versus naised, eks ole. Ja kirjutaks kirja, mis võiks olla meestele suunatud, kirjutaks kirja, mis on naistele suunatud. Selles mõttes jah, aga mitte selles mõttes, et Priidule meeldivad need asjad ja Paulile meeldivad need asjad ja Ingridile meeldivad need kolmandad asjad. Nii detailseks ma AI-ga ei lähe. See on pigem selline asi, mis võib-olla tuleb su oma andmebaasist või kuskilt sellisest kohast. Kus võib ka muidugi AI olla, aga et jah. Niisugused igapäevasest chat-GPT-des mitte. Veel mitte vähemalt siis, võib-olla kuna... Jaa, seda kindlasti, jah. Just. Kuidas mõõta selle AI tõhusust? Võidetud aeg, seal muud ei olegi. Sisuliselt on ta su assistent, ja ma usun, et mingites suurtes osas turundustöödes ja üldse kontoritöö, igasugune arvutidega tehtud töö, kus sa reaalselt ei mõtle faktiliselt, ühesõnaga, kui sa mõtled välja reaktiivlennuki mootorit, siis võib-olla veel mitte. Seda ta ka juba teeb, sellepärast, et ka need pagana labade kaldeid ja kujud ja need on ka kõik AI-ga tuunitud, aga mitte chat-GPT-ga, eks ole. Aga et see võtame selle kontoritöö näite, siis vahet pole, mida ta teeb. Ta teeb see, kui palju sa aega võidad. Ja ma siin hiljuti rääkisin kolleegiga, kes tegi ta käis messil. Ja siis tal oli vaja saata kõikidele, see oli natuke personaliseerimist ka. Tal oli seal hunnik mingid messikontakte, kellel oli vaja saata kõigile mingid kirjad. Ja siis ta ise personaliseeris nad 3 grupiks ja siis ta lasi nendele 3 grupile kirjutada kirjad. Ja kogu see pull võttis tal aega 10 minti. Ja tavapäraselt võtab seda tund, eks ole. Ja et selliste tööde juures võib näha, ütleme, 2 korda on nagu igal juhul võitu ja 3 korda ja 4 korda ja 6 korda ja nii edasi, et see on nagu metsik võit. Aga see tulemuse võit on ajas. Nüüd, teine pool on see, et kui ma saadan välja halva kommunikatsiooni, siis pole vahet ju palju ma selle aega kulutasin, kui ta ei tööta, eks ole. Et ega siis selle arvelt, et inimene tegi selle asja valmis 10 minutiga, mitte tunniga, siis sa võid panna selle järgmised 20 minti sinna juurde lihtsalt oma seda peatööd ette või taha. Kas sa mõtled ette rohkem läbi või siis kui saad selle materjali kätte, siis sa tuunitad teda veel lisaks. Ehk siis see mõte ongi nagu selles, et sa saad panna masin teeb selle tüütu ja põhja ja selle asja ära, mida masin saab ära teha. Ja sina saad keskenduda sellele, mis on see, mida täna veel masin ei oska sinna panna. Et eks kunagi oskab masin igasuguseid asju teha, aga täna siis sa ei pea, muidu sa teed selle kirja valmis tund aega, ja siis sa peaksid sinna panema veel selle 20 või 30 minti juurde ja siis on ta sul juba 1,5 tundi, siis täna sa saad ta poole tunniga ära teha. Sa saad teha siis selle väga hea asja, mis muidu oleks 1,5 võtnud poolega, et sul on ikkagi 1/3 võit. Et see aja võit on kõige tähtsam asi, aga see kvaliteedivõit, see jääb ikkagi sinu kontrolli alla, sellepärast, et masin on masin. Sina oled see, kes vastutab. Just. Tegelikult tahtsin küsida kvaliteedikontrolli osas, et kas huvitav on tehtud mingi katsed ka, kus on nagu võrreldud inimese tehtud kirjateksti versus masina, või kumb paremini töötab? Kusjuures mina nägin sellist testi, kus testiti nagu spämmerite asju. Ja nagu, kas mitte ühesõnaga mingi õngitsemiskirjad ja mingi siuke värk, eks. Et siis, kui hästi nagu õnge läheb, eks ole. Ja masin tegi kehvemad kirjad kui inimesed, aga mitte palju kehvemad, enam-vähem samad. Aga arvestame sellega ka, et need õngitsejad ikkagi olid ju mitte mingi eile õngitsema hakanud, vaid ju profid. Samas õngitsemiskiri tihti päeva siuke nagu, ta on nagu nii, sa saad aru, et see on õngitsemiskiri, ta on kirjavigadega siuke lohvakas ja imelik on ta tavaliselt ju. Sa ei saa aru, kuidas õngitsemine töötab. Õngitsemise mõte ongi selles, et ainult see vastab, kes arvab, et see on päris. Selles mõttes, et vaata, neid kirju saadetakse päevas 10 miljardit tükki. Jah, just. Nüüd vaatame, Nigeeria prints saadab 10 miljardit kirja välja. Ja kõik vastavad. Mis teeb sellega siis? Ja siis on pahasti, see kirja point on selles, et vastaksid ainult need, keda on võimalik õngitseda. Sina ei vasta sellele kirjale. See, kes sellele kirjale vastab, ma ei ütle vist, kes ta on, aga ta on see, et küll. Ja siis, kui mingi inimene loeb selle kirja läbi ja tal tekib küsimus, huvitav, kas see on päris,
noh, siis ilmselgelt on aeg talt raha ära võtta, eks ole, küll, jah. Aga siis AI tegi nagu liiga korrektse kirja siis või? Seal ei olnud detaile välja toodud, aga vahe oli seal mingi nagu vastamise arvudes oli niimoodi, et ütleme, AI oli see mingi 15% kehvem, et mitte nagu, ütleme, võib-olla kui mina kirjutaksin õngitsemiskirja, ma pole kunagi kirjutanud, ma ei tea. Aga kuna ma arvan, et ma saan aru, mis selle point on, eks, siis õngitsemiskirja puhul nagu ongi üleüldse küsimus, et kas see vastuste arv on eesmärk. Sest et ma tahan saada, tegelikult kõik lollid kätte. Aga kui targad ka kirjutavad, siis on pekkis, sellepärast kui ma hakkan ma olen ise nagu teises otsas olnud, ma olen aeg-ajalt kirjutanud neile vastu ja neile oma pangakonto numbreid saatnud niimoodi, et viimased numbrid ära muutnud ja mingid igast lõbustanud ennast, siis jälle tuleb tööaeg peale, ei saa edasi teha, aga ühesõnaga, kui siuke võid YouTube'ist vaadata, et responding to spammers, super lõbusad videod sellest, kuidas mingid inimesed nagu spammereid trollivad, aga et see, et nüüd AI kiri sai vähem vastuseid nagu absoluutnumbrite mõttes või tava mõttes võiks nagu olla halb, aga võib-olla ei olnud. Sellepärast nad ju sealt edasi ei läinud, et see õngitsemise protsessi lõpp peaks olema see, et sul on raha kontol ju, et nad sellega edasi ei läinud ja nad said vähem vastuseid ja siis oli see, oletame, et nüüd AI tegelikult tegi parema kirja, ta sai vähem inimesi, aga kõige lollimad. Ja nüüd nende käest sa saad keskenduda selle asemel, et üritada 20 käest raha kätte saada. Nüüd sa üritad 10 käest raha kätte saada, aga sa saad rohkem keskenduda sellele tööle, et neid trollida ja neid põhimõtteliselt petta, eks ole. Et see on nüüd, läheme väga liiga detaili, see on, ma mõtlen asju välja, eks ole. Aga tulemus oli see, et nad olid enam-vähem võrdsed ja et AI teeb nagu sellise kirja, mis ehk siis ma arvan, et kuna seal olid professionaalsed spämmerid versus AI, eks ole, siis kui me võtame tavaturundaja versus AI, siis ma arvan, AI on parem, sellepärast, et tead küll, enamus inimesi on ju ikkagi selle nii-öelda keskmise osa, mitte selle kõige-kõige vingemas nurgas asjadega, eks ole. Et AI, ühesõnaga, AI toodab umbes sellist teksti, mida keskmisest natukene parem kirjutaja. Aga enamus inimesi on ju keskmised kirjutajad, see on lihtsalt see on nagu statistiline fakt. Seega kirjutab natuke paremat teksti kui keskmine kirjutaja, seega lase tal see ära teha, muuda oma tunnetuse järgi ära ja see on kogu moos, et sa ei pea lootma, et ta teeb kõik töö sinu eest, sa ei pea ise kõike tööd ära tegema, lased mallid ette teha ja käi ise üle ja see on täna veel kõige produktiivsem lähenemine. Jah, olen nõus. Nii, järgmine küsimus on kliendikogemuse kohta. Sa veits rääkid seda, et sul on võimalik põhimõtteliselt ChatGPT-ga ette teha mingid mallid, aga sa tegelikult saab kliendi suhtlust kiiremaks, produktiivsemaks. Kas on mingid häid nippe veel, millega AI saab parandada kliendikogemust? Või kuidas üldse kes saab teha seda? Ütleme niimoodi, et näiteks support või ütleme, kas just telefonitugi, aga täna veel telefonitoega ei saa hakkama, aga et põhimõtteliselt kohe varsti saab telefonitoega hakkama, aga kõik võimalik, see tugi. Et kui me võtame mingid Teliad ja mingid siuksed asjad, nad tõmbavad nagu reedel kell, ma ei tea, 8 tõmbavad juhtme seinast välja, ja siis, kui sul on mingi jama, siis sa esmaspäeva hommikul saad nagu lahenduse sellele, eks ole. Et see läheb paremaks läbi selle, et sul nii kirjutatav chat support muutub niimoodi, et kui ütleme siin veel alguses, kui need chati robotid tulid, siis pigem oli see, et kui selle otsa sattusid, siis su eesmärk oli suruda ennast inimeseni välja, eks ole. Siis chat GPT-ga võiks nüüd tekkida juba see tase, et sa saad ikkagi päriselt ka, et suuremale osale küsimustest saad sealt vastuse, see teeb kliendikogemuse paremaks ja selle arvelt jääb üle jälle neid inimesi, kes muidu pidavad sellega telefoni või meili otsas tegelema. Ja kui need inimesed järgi jäävad, need saavad siis teha jälle neid keerulisemaid asju, eks ole. Ja see nüüd täna siis valdavalt tekstipõhine, aga ma usun, et aasta-2 ja siis on see niimoodi, et sa helistad ja räägid robotiga ja sa ei tea, et kui nad just ei ütle, siis sa ei tea, et sa robotiga räägid. Jah, väga huvitav ja. Mul oli mingi võtta, aga selleks klient on, võtame järgmise küsimuse.
Kuidas AI ja andmekaitse ning privaatsuse maal kokku sobivad, kas on mingit võimalust ka, et ei sobi kokku või on see... No tehniliselt võttes on ju nii, et Euroopa Liidu inimeste andmeid ei tohi Ameerika serveritesse panna, eks. See tehniliselt võttes, kui sa annad oma andmebaasi ChatGPT-le, siis sa oled mingi GDPR-i vastane võimsalt, teine. Saab trahvi ka, jah? No seal on selles mõttes, et see on see küsimus, et kuidas see välja tuleb üleüldse, aga et see, ChatGPT-ga on ja üldse AI töölistused, mis on Ameerika omad, seal on see puhas see küsimus, et mis riigi serveris kraam asub, aga teine pool on selles, et mul nagu mingit väga olulist vajadust ei ole täna oma andmeid sinna sisse sööta. Samas on olemas ka OpenAI ja Microsoftil on, Microsoft pakub seda sama GPT mudelit, et nad teevad koostööd. Et sul on olemas Euroopa Azure'id ja AI serverid ja see on kõik asjad, need on päris firmad, kellel on päris mingid data protection, mingid reeglid ja värgid, see ei ole midagi imelikku, eks ole. Et aga kas sa paned oma firma andmed ChatGPT-sse või? Ma ei tea, kas sa OneDrive'i kasutad või? See on sama küsimus, et OneDrive'ist just lekkis mingi augustis või midagi 43 terabaiti andmeid, et sama asi, et see on päris firmad, kellel on päris tingimused ja nii edasi, eks ole. Kui nüüd mingi Euroopa Liidul on mingi arvamus, et näiteks, et meie kliendi andmed ei tohi olla Ameerika Ühendriikides või kus iganes, see on ise asi, see on nagu spetsiifiline detail, aga samamoodi ka Microsoftil on ka serverid Euroopas ja Iirimaal ja kus iganes, eks ole. Euroopa Iirimaa on põhimõtteliselt samas kohas, aga siis see andmelekke probleem, siin EU vahepeal trollis ChatGPT või OpenAI sellega, eks, et aga mis andmed teil seal treeningandmetes on? Et väide on siis see, et treeningandmete sees võivad olla, mina ei tea, väikeste laste andmed ja mida iganes, et ma ei ole nagu mingi super andmekaitse nagu fänn, mitte ma arvan, et need peaks olema kaitstud, mitte selles mõttes, aga et ma kohati leian, et nad on ülekaitstud võib-olla. Ma saan aru ka sellepärast, et mõned panevad ka üle võlli nende asjadega, aga et mõistlikult toimetades sellega ei ole probleem, eks ole. Ainuke küsimus ongi see, et kui sa kliendi andmeid sinna söödad ja siis nad on Ameerikas, et siis pannakse vangi või panda vangi, aga et see on nagu peamine küsimus praegu. Ja see on ka vaata niisugune technicality, mitte tegelikult nagu fundamentaalne probleem, eks ole. Ja hetkel veel ma nagu seda asja ei näe, et mul oleks vaja sinna reaalselt panna mingi kliendi, ma ei tea, seksuaalseid eelistusi või midagi taolist, eks ole. Aga samas, kui sa ühe hetkel tahaks teha väga personaalset pakkumist, tegelikult põhimõtteliselt ju võiks seda panna sinna. No jaa, aga selles mõttes Microsoft Azure on see, mis pakub seda sama GPT mudelit. Ma olen suuresti veendunud, ma ise ei ole kasutanud seda küll seal. Ma olen seal kõik, nagu ma olen neid asju vaadanud ja ma ei kasutanud. Aga et nende serverid on vastu, Microsoft, nad peavad ju üle maailma äri tegema, nad on nii nagu on, eks ole. Ja seega sa saad seda kasutada kogu moosi ja siis, OpenAI on ju ka enterprise, eks ole, nagu see tellimus, et sellel on ka ilmselt mingid tingimused, ma ei tea, kuidas neil ka nende serverite paigutusega lood on, aga kuna nad kasutavad Microsofti infratein, siis ilmselt on ka see mingi, kui veel ei ole lahendatud, siis see lahendab vast, eks ole. Ja selle koha pealt, et kui eetiline tegelikult oleks kliendile mitte öelda seda, et ta suhtleb chati robotiga, kes on robot tegelikult. Kas peaks ütlema seda kliendile või mitte? Või kas peaks ütlema? Ja, ütleme niimoodi, et ma arvan, et ei peaks. Aga ma arvan, et see kindlasti tuleb kuskil mingi seadus ja nõue, et peab. Selles suhtes, et kui klient saab vastuse, mida ta tahab ja ta probleem lahendatakse ära, siis vahet seal, kuidas ta seda saab. Kas ma pean talle ütlema, ma kasutan spellcheckerit või? Tegelikult ei pea siia, ei pea. Kui ma ei oska kirjutada, tegelikult ka ei oska, nagu legit null kirjutamise oskus. Iga kord, kui ma midagi avaldan, siis mul kõik inimesed saadavad kirju, sul on seal viga, eks ole. Et siis, aga nüüd ma hakkan Grammarly sees on teatavasti AI, et nüüd me siis ei tohi Grammarlyt enam kasutada. Et ma ise ei arva, et see mingi eriti tähtis oleks, aga tõenäoliselt tulevad mingid nõuded kuskil seadusandja poolt, et kuidas see asi olema peab. Aga nagu on Google'i puhul on see,
Google'i, mõned inimesed, oi, aga kui sa kirjutad AI-ga, siis Google'i see indekseeri ja siis see ei tule otsingus välja mingi plahhaine. Et sellega on nagu see, et Google'i enda SEO lehtedel, kus nad nagu annavad nõu, kuidas asju veebi panna, see on kirjas. Meid ei huvita, kuidas seda sisu lood, kui see vastab küsimusele ja on kvaliteetne kraam, mis inimese vajadusi rahuldab, tee seda AI-ga või lase lindudel toksida klaveri peal või mida iganes, et vahet ei ole. Meid ei huvita, mis see tehtud on, kui see rahuldab seda, mida see teine pool tahab. Aga mis seal on küll, on see, et näiteks, et kus see, meie mõtleme nagu normaalsed inimesed, enamasti, et teeme oma mingit turundust, võib-olla natuke agressiivselt, vähem agressiivselt. Aga teine pool on see, et kui ma nüüd reaalselt nagu kloonin su hääle, helistan su emale sellega ja ütlen, kuule, ma jäin siin auto alla ja mul oleks kohe vaja seda raha ja ülekanda ja nii edasi. Ja siis kuule, et mul on siin üks inimene, kas ta saaksid, ma küsin teie käest selle dialoogi kõik ära ja siis räägin talle tema numbri. Nii, et see on nagu päris nagu legit. Et see on see, mille pärast seda on vaja, et öelda, et on AI teisel pool, eks ole. Aga kus tavalises kliendisuhtluses mul on, ma ei tea, ruuter katki ja ma telefonis chatin millegiga, et teada, kuidas ruuter tööle saada, siis täiesti vahet. Küsimus, kes kiiremini vastab, eks ole, ja AI vastab tõenäoliselt kiiremini kui inimene. Ja, kindlasti, ja see on muidugi käib meili mõttes ka, et kui ma saadan kuhugi mingi kirja, mingi sõnumi või saan mingi e-poest mingi kirja tagasi, siis kui AI tuunib seda vastavalt sellele mingile päringule või asjale ja see tuleb personaliseeritumal kujul kohad tagasi, see on nagu tegelikult nagu hea asi. On, aga kas ma võiksin sellise alla kirjutada, et Viiviga kirjutas selle, tegelikult seda kirjutas robot valmis ju? Kui jälle see tööme tagasi, et kust maalt on, kui palju on minu vaja, kui palju on see, eks ole. Ja kui dirigent dirigeerib 100-liikmelist orkestrit, siis mis siis, et ta ei lähe arvesse, et tegelikult orkester mängis, et dirigenti poleks üldse vaja, et kirjutame, et tegelikult seda mängis orkester, mitte dirigent. Näiteks nägime, et kui palju seda vaja on või ole, ma ütlen, et minu arust ei ole väga palju vaja, need ainult sisuliselt kriminaalsed keisid on need, mis tekitavad seda vajadust, eks ole. Et ütleme, kui keegi tahab skämmida või pettuda ja mingit jama korraldada, sealt tulevad need vajadused, aga muus mõttes ma nagu väga ei näe vahet. Tarbetekst, come on, kes kirjutas Telia About Us teksti? Keda see huvitab? Nagu päriselt ka. Või kui see on juhatuse esimehe nimi all, juhatuse esimees kirjutas selle, eks ole, et keda huvitab? Ja seal on nüüd küsimus üldse, keda üldse see tekst huvitab. Aga et siis teoreetiliselt võiks ta olla selline, et ta on ikkagi, nagu päriselt ka, et seal on mingid asjad sees, mis on huvitavad, keda huvitab, see loeb, aga kes see autor on, sellel ei ole väga tähtsust seal taga, eks. Just. Me juba oleme siin natuke rääkinud ka väga riskidest ja võimalustest, aga räägime veel korra, et missuguseid uusi võimalusi ja riske siis tegelikult AI-tehnoloogia kaasa toob isendaga? AI riskid on lihtsalt, ütleme see puhtalt tehnoloogilised riskid või see masin ise on see, et ta teeb sulle midagi valesti, eks ole. Aga kui sul on assistent, kes teeb sulle midagi valesti, siis sina vastutad ja midagi ei ole teha. Kas see assistent on inimene või see assistent on AI, vahet ei ole, sina vastutad ja kogu moos. Aga siis reaalselt mingid faktivead ja mingi umbluu. Sellega tuleb arvestada, et kui sa valdkonnast ise midagi ei tea, siis sa ei saa selles valdkonnas AI-d kasutada. See on nagu see põhirisk, eks ole, et ajab sulle mingid umbluud, sina vaatad, oi juba äge, et võimalik, et sa lähed ja kontrollid üle või siis lihtsalt ei kasuta sellepärast, et kui sa seda materjali, näiteks kui mina hakkaksin AI-ga kirjutama juttu, ma ei tea, millest ma midagi ei tea. Lille kasvatamine. No näiteks, jah, väga hea on näide. Lille kasvatamisest siis siis tuleb, mis tuleb, et kõik need ämbrid, mis ta astub, ma ei näe neid, ma ei saa aru neist, eks. Ilmselt on mingid totaalseid lollusi, millest ma saan aru, aga et tuleb kasta iga päev 2 korda või mingi selline asi, ju siis, aga sellist asja, et kui sa ise valdkonnaga kursis ei ole, või faktid, kõik numbrid tuleks ise üle kontrollida, valdkonnast peaksid ise nii palju teadma, et kui ikka täiesti võsa vahele ei saa panna, ja muidugi teine pool jälle on see, et ega inimesed teevad ju ka vigu, et selles mõttes
noh, chat GPT näiteks on selline asi nagu context window. See tähendab seda, et ühe chati sees tal mälu on 3000 sõna. Niimoodi. Kõik, mis on ülespool 3000 sõna, sa räägid jutt, tema vastab ja nii edasi. Kui 3000 sõna täis saab, siis see, mis see ülespoole jääb, seda enam ei mäleta. Okay. Seda võib testida niimoodi, et sa kirjutad talle näiteks, et minu vanaema oli karu, ja siis räägid, kirjutad talle, vaatad, kirjutab, viskab mingi pika doki sisse, nii et see teksti, nii sinu kui tagasi tuleb tekst läheb sinna arvesse. Ja saad seal 3000 sõna või ütleb 3200 sõna täis ja siis küsid, mis ma sulle esimese asjana ütlesin. Ja siis ta paneb sul täiesti umbluud, kuna ta tegelikult ei tea, aga ta valet, ta ei ole, sinna tahtsingi jõuda, et ta ei tea ja ta mõtleb selle välja, kuna ta on nagu õpetatud alati vastama, siis ta, Juusa ütles mulle tere. Eks ole, aga ta tegelikult, ja sa võid sinna mingi fakti panna, näiteks 1, 2, 3, 4 kirjutada mingi numbri või seda te ei tea. Aga seal, kui ma jõuda tahtsin sellega on see, et ma olen Facebookis mingis AI grupis ja siis keegi küsis selle context window kohta. Ja siis mingi tüüp kirjutas nagu sihukese ikka artikli pikkuse postituse sinna või kommentaari sellele vastuseks. See oli täiesti vale kõik. Nagu need numbrid ja asjad, need olid nagu enam-vähem õiged. Aga kõik, mis ta seal kirjutas, oli ühesõnaga, ma sain aru, millest ta valesti oli aru saanud. Aga ühesõnaga, ta lihtsalt võib-olla ei olnud IT-d õppinud ja matemaatika oli nõrkkoolis. Ja siis see inimene, ma olen päris veendunud, et ta ka kirjutas selle käsitsi, mitte ei lasknud chat GPT välja selle aasta. Ja tema peast võttis oma peast need andmed, tahtis näha tark välja ja kirjutas kõik selle jutu. Ma usun, iga üksteist on näinud Facebooki kommentaari, mis on nagu andmed on õiged, aga järeldused on täiesti valed. Et see kirjutaja ei valeta. Ta lihtsalt saab asjadest valesti aru. Ja sama risk on nagu siis chat GPT-l ka. Tal on mingid andmed olemas, ta saab neid nii kokku panna või niimoodi kokku panna. Ja kus juures ta võib ka niimoodi teha, et ta paneb need alguses valesti ja kui sa üle küsid, siis paneb õigesti. Või vastupidi ka. Ja vastupidi ka, jah. Aga seal tuleb nüüd mängu see, et sa pead teadma, kas ja mida ta teab. Või vabandust, sina pead teadma valdkonnast, et kui ta võsa vahele paneb, siis sa leiad selle vea üles, et seda. Ja ütleme nii, et ühesõnaga, nüüd eelmisest nädalast tulid välja siuksed asjad nagu GPT-d. Idiootne nimi, aga need sisuliselt on AI äpid, mis sa saad nagu sinna chat GPT sisse ehitada. Ja nad teevad mingit spets asju, et mina tegin näiteks võlaõigusseaduse AI. Vahet pole, saab teha niisugused spetsialiseeritud nagu sopikesi sinna sisse. Nagu üks, jah, see on seal sees on nagu äpp. Seda saad ise enda jaoks teha, saad sõpradega jagada või siis kohe pidi neil nii-öelda siis see app store tulema. Praegu see põmm pead muu nimetasid selle asja GPT-ks. Et need äpid on siis GPT-d, et nagu seda sõna oleks veel vähe kasutatud. Ja kui sa ütled, GPT, siis mida ma mõtlesin, kas ma mõtlesin seda mudelit, seda chat GPT-d või neid äppe, keegi ei tea. Anyway, et ma tegin siis sellise äpi GPT, mis küsib Coinbase on üks krüpto mingi sait, läheb küsib krüpto API käes, krüpto serverist küsib palju Bitcoin maksab ja siis vastab küsimustele selle põhjal. Ja siis ma küsisin talt, et kuule, ütle mulle selle Bitcoini hind, ütle mulle hinna, mis on õige. Ta läks ja küsis serveris, kus on õige number, ta seal ei saa eksida. Siis ma ütlen, et okei, aga kuna seal vastuses on kõik valuutad, et hind nagu dollarid, eurod, afgaani, hurdad ja mida iganes, eks ole. Ja siis ma ütlen, kuule, aga tee mulle terve tabel, kõik need hinnad. Aga ma ei saa seda teha, aga et kui sa ise lähed sinna aadressile, et siis sa leiad seal selle tabeli. Ma ütlesin, saad küll. Jaa, muidugi saan. Ja siis tegi mulle tõmmi tabel. Kahtlemise endas, jah? Ja seal on sellist asja, et ta näiteks hästi üllatab nagu inimlik asi on see. Hinga sügavalt sisse välja ja mõtle samm-sammult. On prompt, mis toob sulle kõige suurema tõenäosusega õige vastus. Ütled talle, jah, kirjutad. Tähendab, see on inglise keeles, ma ei tea, kui ma ei ole eesti keeles testinud, et ta on inglise keeles. Take a deep breath and think step by step. Ja siis ütled talle, mida sa saada tahad. Ja siis sa saad nagu, see annab sulle kõige kvaliteetsema vastuse. Ja samamoodi, kui mingid ülesanded on, kus ta võsa vahele paneb, siis sa võid öelda try again, think step by step.
sellega jälle see, et see on natuke eksperimendi küsimus, et kui ma tean, et ta võsa vahele pani, siis mul ei oleks vaja temal lasta seda, siis ma juba ju tean vastust, eks ole. Aga lihtsalt, et kui sa ütled, et ja samm-sammult, siis ta annab sulle mingi suurusjärgus 10-15% paremat vastused. Aga see try again'iga, kas ta eileb, et ta pani inimene võssa siis või? Vaata, no ma siin katsetan igati pidi, selles mõttes, et kui ta ütleb sulle seesama, et ma ei leia neid või ma ei oska sulle neid andmeid anda, et minu otsi ise, ta mulle ütles, et ma ütlesin talle lihtsalt, yes you can, ja siis tuli, okei. Aga mõnikord ma kirjutan, really? Küsimärk või midagi taolist, lihtsalt ma vaatan, et kuidas ta on nagu see semantiliselt saab ikkagi nagu vestluse mõttest enamasti aru. Üksikutel juhtudel jälle paneb võsa vahele, et hakkab sulle täiesti teisest asjast rääkima. Aga kas sa proovid seda, kui ta annab sulle õige vastuse, siis ütled ikkagi seda? See oli väga lihtne. Kuna ma olen ise ülikoolis matemaatikat õppinud, siis ruutvõrrand on see asi, millega ma trollin teda. Et ruutvõrrandi lahend on suhteliselt peast arvutatav, eks? Ja siis ma annan talle ruutvõrrandi ja siis ta annab mulle õige vastuse. Mul on isegi üks slaid sellega tehtud. Ja siis seal on niimoodi, et annab õige vastuse ja siis ma ütlen, et kuule, aga et mul naine ütles, et on teine vastus ja ta ei eksi kunagi. Ja siis, oi, sorry, muidugi, ma arvutan uuesti, siis ta arvutab uuesti, saab vale vastuse. Ja siis see vale vastus ei ole ka see, mis mu naine ütles. Mul see reaalne näide on niimoodi, et päriselt on see slaidi peal, ma olen seda mitu korda inimestele esitanud, seda ma tean peast seda, et õige vastus on ruutvõrrandi lahendid on 6 ja 2. Siis ma ütlen, et sorry, aga mul naine ütles, et on 7 ja 4. Ja ta ei eksi kunagi, siis ta arvutab uuesti ja saab 4 ja 3. Ehk ka mitte see 7 ja 4, et ei saa mulle seda ja siis, aga ühesõnaga et tal puudub igasugune võimekus, meelekindlus, selle pärast, et vaata, kui mina ütlen, et ma olen 178 centi pikk, siis sul on üks asi on see, et mina ütlesin. Teine asi, et sa vaatad, ilmselt 2 meetrine ei ole, 1,50 m ka ei ole, umbes enam vähem. Et sa, kui nüüd keegi tuleks, ütles, ei ole, ta on 2,15, seda ei ole. Aga masinal ei ole seda võimalust. Tal on lihtsalt kuskil on mingid andmed ja kui keegi nüüd vastu vaidleb sellele, siis tal ei ole nagu seda, et kuule, ma vaatasin, need on 2, ta küll ei ole, eks ole. Tal ei ole kontrolli ja see on see põhjus, miks ta hakkab ebalema, eks ole. Ja eks see treenimise käigus on ju ka, et see osa, mis seal tehakse, reinforcement learning human feedback, eks ole. Et see human feedback on tavaliselt alati see, et kui inimene midagi ütleb, et siis see on olnud, et ta parandab tulemust, eks ole. Sest et need, kes treenivad, need ju reaalselt parandavad. Aga kui ta nüüd päris maailma jõudis, ja mina trollin teda lihtsalt, mitte ei paranda, siis ta ütleb, sorry, ma proovin uuesti. Ja aga kuna tal puudub võimekus fakte kontrollida mingist allikest, siis nii läheb. Mida saab teha nii nende äppidega, GPT-dega, kui siis on ka sellised asjad nagu pluginad on siis chat GPT sees, siis saab teha nii, et näiteks sa ütled talle, et kasuta Wikipeediada allikana. Ja kui Wikipedias on ühtemoodi, siis kasuta nii, et kõik muud väited on valed näiteks, eks ole. Et seda saab teha. Ja samamoodi, kui ma küsin Coinbase'ist jälle Bitcoini hinda, et see on fakt. Kui keegi ütleb, et nii ei ole, siis see on fakt ja see on see, mis on sinu baasteadmine. Just. Nii, viimane küsimus ChatGPT poolt on tema endale see, et ta annab paar nõuannet, mis moodi saab ChatGPT õigesti kasutada. Pikemad vestlused, et ma küsin ühe küsimuse, ei saa vastust, et siis ma ei lähe minema, vaid siis ma täpsustan, kuni ma jõuan selleni, et ma saan selle vastuse, mida ma tahan. Ehk siis, kui ma küsin ka sinu käest midagi, kuule, tee mulle midagi, sa ei tee täpselt nii, nagu minu peas oli see lõpp-pilt teile. Ma ütlen, kuule, tee see nii, siis ma ütlen, tee see nii ja lõpuks me jõuame sinna kohta, et me saame mõlema, sina saad aru, mida ma tahan ja eeldusel, et sa oskad seda teha, siis sa teed seda sellisel moel. Ja nüüd see viimane prompt, sellest seivid endale ära. Ja kui sul järgmine kord seda, ma ei tea, meili vaja kirjutada või artiklit või kliendile vastata, sa võtad selle valmis prompti, sa ei pea enam seda juttu ajama ja siis viskad selle sisse. Ja promptid on ikka pikad, et kus näha on, eks ole. Et kui sul on poole leheküljeline prompt, see on juba normaalne prompt, et sa ütled, et pea silmas seda, siis see ja teine ja kolmas ja siis tulevad head vastused ka. Aga väga paljud teevad niimoodi, et küsivad lihtsalt triviaalseid küsimusi, mis kirjuta mulle e-mail.
kui ma, mis ma sellele siis teen nüüd selle teadmisega. Ja et üks on see, et üks pikemad vestlused ja siis mida spetsiifilisemad küsimused, seda paremad tulemused selles suhtes. See on siis see, nagu, et kuidas head materjali kätte saada. Ja teine pool on siis see, kasuta seda, sul on nagu kogu aeg on ChatGPT lahti. Ükskõik, mida sa tegema hakkad, esimene asi läheb, küsid ChatGPT ees, kas ta saab sulle seda teha. Siis sa saad vastuse, et saab või ei saa. Teed, proovid paar korda, ei tule seda, mida sa ootasid. Whatever, lööd käega, lähed proovid ise. Ja siis poole aasta pärast proovid uuesti. Sest et see masinate, nüüd varsti, kuna Sam Altman ütles, et nüüd tuleb need GPT-5 on treenimisele, siis teoreetiliselt umbes aasta, võib-olla aasta pärast tuleb välja järgmine suvi, võib-olla sügis, siis ta oskab juba kindlasti teha. Aga vahepeal nüüd praegu eelmisest nädalast on ju ka GPT-4 natuke parem, kui ta enne oli. Ja siis kogu aeg asjad lähevad paremaks ja kui sul midagi täna ei tööta, siis poole aasta pärast võib-olla on okei ja 2 aasta pärast on nagu perfect, et kogu aeg proovid uuesti. Et üldiselt kõikide selliste AI ja digitaalsete tehnoloogiatega praegu on nii, et kui ta praegu on selline siis poole aasta pärast on olnud ja siis aasta 2 pärast on holy, et siis lihtsalt võetud nuppu ja teeb. Väga lahe. Nii, minu see ChatGPT küsimuse otsa, Stella, sinust on hästi palju uusi küsimusi pähe tulnud sinna. Ja on küll, jah. On jah? Ja, nii, et Tanel siis küsib, et on proovinud väga palju teha ka eesti keeles, aga on üsna jama, et kuidas siis eesti keeles saaks teha häid turundustekste? Tanel on võib-olla, see ei ole väga osav ChatGPT kasutaja, aga siis sellega on lihtsalt see asi, et kaks tähtsat asja. Esimene on see, et kui sa kasutad tasuta ChatGPT-d, siis ei oskagi eesti keelt väga hästi. Kui sa kasutad tasulist, siis selle jaoks minul on tehtud täiesti eraldi ChatGPT-s on selline, see on nii tasulisel kui tasuta versioonil on olemas selline asi nagu custom instructions. Vajutad oma nime peal, see on selline asi nagu custom instruction, siis sa saad öelda, räägi sellisel moel ja sinna sisse sa kirjutad, kuidas sa tahad, et ta räägiks. Minul on seal umbes selline, umbes nii pikk tekst, kuidas rääkida eesti keelt. Ja siis ta vastab mulle, ja mul see nii, kui see custom instruction on mul seal sees, siis isegi kui ma öelda inglise keele, kes ta käest küsin, siis ta vastab mulle eesti keeles. Ja ma räägin, et räägi minuga sina, ära korda sõnu, ära mingit, ütle tühje lauseid ja nii edasi, eks ole. Mul on see custom instruction kirjutatud ja siis mul on samasugune custom instruction Austraalia keele kohta, mul on see inglise keele kohta, kuna see inglise keel, mida tema räägib, mulle ei meeldi, ma tahan, et ta see teistmoodi räägiks. Ei oleks üle puhutud ja niisugune Ameerika fa keel, eks ole. Ja kõik need asjad, et seda sa saad vahetada seal sees. Aha, okay. Ja et kui ma Eesti asju tahan, siis mul on see Eesti custom instructions ja kui ma tahan Ameerika keeles, siis mul on Ameerika custom instruction, aga mõnikord mul on custom instruction, kes on näiteks see sama persona kirjeldus. Vasta mulle nagu see inimene, kellel on 2 last, 5 koera ja mida iganes, eks ole. See on seal kirjas, tema huvid on need, et kui ta vastab, siis ta lähtub sellest persona kirjeldusest. Et see on nagu, see teeb väga palju rohkem asju, aga see, et sul on see korraliku eesti keele custom instruction seal sees, see teeb selle minu arust väga palju paremaks. Ja see on ka see, et ütleme, see mida mina heaks eesti keeleks pean, ei pruugi Taneli arvates olla hea eesti keel, aga see on, sa paned sellise nagu sina tahad ja selle järgi teed. Aga kas ta eesti keele grammatikat oskab? Enamasti küll, jah, see on see, et vigu teeb küll, aga ütleme nii, et ma arvan, et mitte väga palju rohkem kui keskmine kirjutaja. Et jah, eesti keel ei ole teil selgelt nii hea, kui on English, aga et see päris nagu copy-paste võib-olla ei ole, aga paaris kohas muudad nagu nii, et sulle see väljendusviis ei meeldi, lihtsalt isegi võib grammatiliselt õige olla. Mõnes kohas võib-olla sõnade järjekord ja mingid asjad ja näiteks ma palusin teil kirjutada mingi vabanduskirja kliendile, eks, et siis kogu südamest bla, et võib-olla me ei paneks seda südamet, oleneb, kes sa oled. Üks äri võib selle kogu südamest panna, teine ütleb lihtsalt, et oleme ilma selle südameta, eks ole. Aga see on juba nagu toimetaja töö, et see on nagu jõhkralt vigane eesti keel, et sellist asja ei ole juhul, kui sa kasutad tasulist versiooni. Tasuta versioon lonkab kõvasti ja kuna ma seda ei kasuta, siis ma ei oska enam öelda, kui palju.
mu järgmine küsimus ongi kohe, et kas tasuta ChatGPT on jama? Vastab tõele? Jah. Selles mõttes, et tasulise versiooni sees meil on andmeanalüüs, piltide üleslaadimine, piltide tegemine, siis igasugused need GPT-de kasutamised, pluginate kasutamised. See on nagu, ma tegin endale meelega nüüd ühe teise kasutaja, kellel ei ole tasulist kontot ja ma vaatasin, et siin ei saa ju midagi teha. Et seda võivad see teine maailm, jah? Et noh, see $20 pluss kõmm, mis ta maksab, et kui sa seda ei saa nagu produktiivsusest tagasi, siis sa teed midagi valesti. See nagu minu arust väärib küll. Teine küsimus on Tanelil ka, et klientidel on kõige suurem probleem, mida kirjutada. Et tooteid on meilidesse siis lisada hea ja toimib lahedalt, aga just see niinimetatud sisseviskav tekst või siis mingi sidutekst, et on kõige aega nõuda, et siis küsimus küll siin otseselt ei ole, aga ma arvan, küsimus ongi see, et kuidas seda siis teha. Nii, aga sa võtad need tekstid tooted, mis sul sinna meili lähevad, võtad tooted, copy-paste'id ChatGPT-sse, ütled, et kuule, tee sissejuhatus sellele meilile. Ja noh, sa võid öelda, nagu ma ütlesin, ära kirjutada triviaalselt lühikest küsimust. Palun tee sissejuhatus, mis tooks välja keskenduks sellele ja nii ja naa. Ja siis sellise prompti teed valmis iga jumala kord, kui sul on vaja see meil välja saata, siis sa võtad need tooted, paned selle prompti ette ja siis sul tuleb sealt see tekst välja, teed paar muudatust ära ja sul kogu see pull võtab aega 1 minuti. Ja kui sa nüüd, et millise, noh, seal on üleüldse, et kui nüüd mida või mis nurgad sinna kirjutada, eks ole. Seal on erinevad väärtused sinu kliendile, oleneb, mida sa müüd, eks ole. Et mingitel juhtudel on hea asi, et ta odav, mingitel juhtudel on see, et ta on kallis või eksklusiivne või et ta on vastupidav või kvaliteetne, neid asju on hästi palju. Sa võid lasta ChatGPT-l teha, nii, meie müüme matkakaupu, nii, meie müüme matkakaupu, palun tee mulle nimekiri asjadest, mis on matkakaupade rüstetele hästi tähtsad. Ja siis ta ütleb sulle, et on tähtis, et oleks vastupidav ja turvaline. Ja nüüd palun selle vastupidamine turvaline baasilt kirjuta nende toodete meili algus mulle, eks ole. Ja neid asju võib seal ka olla, et meil on allahindlus, kõik kaubad jube odavad, kvaliteetsed tooted hea hinnaga. Ja sa ütled, palun tee selle mõttega, kvaliteetsed tooted hea hinnaga mulle selle meili sissejuhatus, kus on need tooted sees. Tanel ütles väga hea. Kuidas kasutada AI embedding meiliturunduses? Kuidas see küsimus nüüd oli? Kuidas kasutada AI embedding meiliturunduses? Ma ei saa küsimusest aru. Siis ma võtan järgmise küsimusega siis Pavel, kes seda küsis, võib siis täpsustada. Aga siin on ka siis järgmine küsimus tema poolt, et kuidas kaitsta oma äriandmeid privaatseid või tundlikke andmeid. Et siis ka ta on täpsustanud siin, et kui näiteks andmed, mida klient on ostnud sinu e-poes, et panna temale personaalne e-mail kokku, et sa jagad enda personaalseid andmeid chat'i. Ma saan aru, kus see mõtleb. Ma ei tea, kas ta nagu see server, mida ta Sony's kasutab, kuidas ta seal seda kaitseb. Kas ta OneDrive'i kasutab, kas Google Drive'i kasutab. Selle küsimuse point on selles, et meil on OpenAI. OpenAI, tõsi, nad olenevad teenusest, mida sa kasutanud, ütleme, me kasutame neid andmeid ka treeninguks. Ja sa tahad kõik välja lülitada, sa ei pea laskma kasutada treeninguks. Aga see, et kui ma saan Paveli kogu andmebaasi, see ei ole mulle mingi megastrateegiline eelis juba mingi poole aasta pärast. Ja seega, mina suhtun sellesse nagu jumala lõdvalt. Mine võta mu pagana aasta aruanne äriregistrist, loe seda, mismoodi sa nüüd muga paremini konkureerid. Ma saan aru, et on ja mingid jõnksud ja asjad on, kui sa oled kuskil väga-väga cutting edge ja teed midagi ekstra erilist. Aga enamasti need andmed, esiteks nad ei jõua kohe kellegi konkurendi nina alla, et näe, Pavel müüb sellise hinnaga ja selliseid asju. Need lähevad mingisse treeningandmetesse, kus võib-olla mingi detail kunagi tuleb välja, aga ei mina ega ükski e-poodnik ei tee midagi originaalset. Kõik meie ärimudelid on teiste poolt 100 korda varem tehtud, kõik need asjad on, need ei ole unikaalsed. On muidugi erandjuhte, kus need on unikaalsed, enamasti mitte. Praegu siis rohkem pole küsimusi. Selge. Väga hea, minuga rohkem küsimusi pole. Kas sa ise või midagi lisada, mis peaks kindlasti silmast pidama, näiteks kui sa kasutad ChatGPT või teisi tooteid?
noh, siin teised tooted ka, et ma natuke mainin, et siin ChatGPT on peamine toode, mida ma kasutan, lihtsalt sellepärast, et see on nagu kõige parem. Meil on olemas Google Bard, siis meil on olemas Bing chati sees on sisuliselt GPT-4 nagu tasulise GPT see mudel, aga minu arust see Bing chatis ta on kuidagi need vastused, mis ma sealt saan, ei ole minu jaoks nii nagu mugavad, kui on need ChatGPT omad olenemata sellest, et ta on tasuta, siis Llama on Meta, Facebooki mingi vigur ja siis on üks siuke asi nagu Anthropic ja Anthropic on siis firma, kellel on siuke vigur nimega Claude 2 ja see Claude 2 on siis niimoodi, et selle Euroopa Liidus ei saagi, kuna GDPR, aga VPN-id sinna Anthropikusse ja siis saab seda kasutada. Selle on üks ainuke põhjus, miks seda nagu kasutada üle kõigi teiste on see context window, mida ma siin enne mainisin, mis on 3000 sõna pikk, eks ole, et ChatGPT puhul, siis Anthropicul on see 100 000 sõna. Et kui sa tahad sinna panna sisse oma pagana raamatu ja öelda, et tee mul sellest kokkuvõtte, siis see 100 000 sõna mahub sinna sisse. Aga ta on jälle, tarkuse poolest on ta jälle nagu tasuta GPT. Ehk siis, et ta on ikkagi natuke mitte nii tark kui see põhimõne. Tarkuse poolest praegu on ikkagi ChatGPT 4 ehk tasuline versioon on kõige parem. Ja siis lõpetuseks võib-olla see, et minu soovitus on absoluutselt iga töö juures, mis sa tegema pead ja mitte ainult tööga, koduasjad ja kõik võimalikud asjad, küsi ChatGPT käest, vaata, mis ta vastab. Ole selle arenguga kaasas, sest et kui sa selle arengu pealt maha jääd, siis põhimõtteliselt 2 aasta pärast tööd ei ole ja sa ei saa enam kunagi tööd. No metsamehena ja ettekandjana jah, aga kontoritööd sa enam ei saa, kui sa sellega rongi kaasa ei lähe. Ehk siis viimased sõnad teile, kasutage ChatGPT. Ja väga. Tšau!